teinud ökopattu. Keegi meist ei pääse kahetsemata. Meil kõigil on hiigelsuured ökoloogilised jalajäljed ja pikk, must karmavari. Sagedasti me isegi ei tea, mida me valesti oleme teinud. Mõtle järele, inimese laps. Kelle põllule viskasid liigse prügi, kuhu vooluvõrku ühendasid üle liigse pistiku. Kas selline saab olla süüdi, kes ei tea, milline on tema süütegu? Aga kes on ökopatune, on seda ka enese teadmata. Sellised heidetakse ära ökopõrgu äärmisesse pimedusse, kus on ainult ulgumine ja porgandi kõplamine ja hammaste kiristamine. Sellepärast peame me kõik andeks paluma. Sorteerige oma südameprügi ja puhastage oma hingemaastikud, sest halvad ajad on tulemas. Metskits kisendab külma käes ja elektriangerjas ei põle. Aga teie lootke, inimese lapsed, teie lootke. Sest kes loodab, sellele antakse. Ja kes ei looda, ka sellele antakse, aga vähem. Ja tema ei tunne seda ära ja vaatab mööda, nii et lõpuks ei saada midagi. Me pöördume palves päikese poole, et ta läbi ei põleks ja meile kurjaks ei saaks. Sest peaks nii minema, keeratakse vana ja katkine valgusallikas taevast maha, aga säästupäike keeratakse asemele. Ja see on rõugearmiline ja rauast ja elab hõbedat täis. Ja kõik läheb pimedaks nagu kotiriie. Nii et vend ei tunne venda ega isa poega. Vana aja tähendamissõna ütleb, eks 5 varblast müüda 2 veeringu eest. Ärge kartke, inimesed, teie olete hinnalisemad kui palju varblasi. Aga mina ütlen teile, kui 5 varblast müüakse 2 veeringu eest, siis samamoodi läheb ka teiega. Ei ole loodusel ühest olendist rohkem kui teisest. Inimese laps on energia ja varblane on energia, kuigi natuke vähem. Aga loodus ei pea arvet, kelle energia ta võtab ja kellel laseb elada. Sest energia ei teki ega kao. Ettearvatav on tema tee ja sirged tema teekraavid. Sellepärast tehke oma teod, inimese pojad ja tütred, sest mitte kellelgi pole teist sooja ega külma. Te elage või surge, hoidke kokku või kulutage, kasvage või pudenege laiali. Iga teie samm kulutab ja iga teie hingetõmme võtab vähemaks. Vaadake metsalinnukese taeva all. Nemad ei künna ega külva ega sorteeri prügi. Aga taevane energia langeb ka nende peale. Ja nad tõstavad nokkasid kiituseks taeva poole, sest sealt tuleb kõik energia. Aga teie ärge nutke selle pärast. Ega kiskuge oma rõivaid. Kulutage ja teile antakse. Kulutage vähem ja teile antakse vähem. Sest teie tee on lühike ja päev ei kesta. Energiast olete te võetud ja energiaks peate te jälle saama. Nüüd ma räägin teile tähendamise sõna põllul kõndijatest ja õigluse jõuväljast. Hingamise päeval juhtus, et mees, kes oli pandud valvama kündmise ja külvamise ja kogumise üle, kõndis koos oma jüngritega läbi viljapõldude. Ja tema jüngrid katkusid viljade päid, hõõrusid neid käte vahel ja sõid. Ent mõned kahtlejatest ütlesid, miks te teete seda, mida ei ole hingamise päeval luba teha? Aga tema vastas neile, mis see teie asi on? Meil on nälg ja janu ja energia. Käige siit minema. Ja nii ka sündis.
nüüd me teeme oma teod, et saada osa energia kokkukogumisest. Palun võtke vastu meie energia.
Nüüd ma räägiksin teile tähendamissõna CO2-st ja tema käimistest. Kui CO2 on inimesest välja läinud, käib ta mööda kohti ringi ja otsib hingamist. Ja kui ta ei leia seda, ütleb ta, ma pöördun tagasi oma kotta, kust ma väljusin. Ja siis tuleb ta tagasi ja võtab kaasa veel 7 CO2, kes kõik on palju kurjemad temast. Ja sellise inimese viimne lugu läheb pahemaks, kui see enne oli. Me loeme palve. Tekkimatu energia, kes sa oled igal pool, nimetada pole sind tarvis ja sinu tulemise ning minemise üle ei saa kellelgi olla lausumist ega sõna öelda. Pole kedagi, kes taipaks sinu jalajälgi lugeda, sest neid on rohkem kui liiva mere ääres. Sellepärast anna meile andeks meie võlad nende ees, kes usuvad, et neil on voli ja õigus sind kokku arvata ja välja jagada. Ja nüüd ma palun laulame laululehtedelt laulu number 23. Meid päästa CO2 käest ja ava meie süda. Ning ühtlasi ma palun, pange valmis oma annetuse mündid, et süüdata oma lunastuse küünal. Siin. Tema müntidega liikuda siia. Meid päästad CO2 käest ja ava meie süda. Meid päästad CO2 käest ja ava meie süda. Meid päästad CO2 käest ja ava meie süda. Meid päästad CO2 käest ja ava meie
rollist välja saada kõigepealt. Et ja kui me nüüd mõtleme selle 56 miljoni aasta peale, 2 miljoni aasta peale ja 156 aasta peale, 152 aasta peale, 156 aasta peale, siis võib-olla on ennatlik järeldada, et me oleme millegi lõpus, võib-olla me oleme hoopis millegi väga suure tähtsa alguses. Ja samas võib-olla võime me väita, et elektri tootmistehnoloogia on sama arenenud kui meie need jalgrattad. Ja sellepärast vast ongi tähtis edasi leiutada. Aitäh! 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 Lõpus ära või?